ja hakkasin tegema pilti, aga tuleb välja, et ei teinudki pilti. Sellepärast, et numbrid hakkasid jooksma. Ehk siis näe, kaadritagune, see on meie tänase saate salvestuse kostüüm, mille tellisid siis need kaunid moonid, kes meil ümber maja kasvavad ja ütlesid, et nad on tänase lugemise toetajad ja meil on olemas kohvris kuskil üks pluus body trikoo nagu. Siin ta on. Ja sa küsid nüüd selle peale, et kas riideid ei jätku või? Et ma jälle poolpaljalt su ette tulen. Ei, see on mu ülesanne. Selle kehamasina ümberehitamine on üks mu põhiülesandeid siia kehastumisel. Ehk siis see lai haare, mis on antud spetsiaalselt meil läbida, et me teaksime, mida me sulle räägime. Võimalikult lihtsalt, sa nüüd jälle ära kujuta ette, kui sa otsid teadlasi ja kõike seda, sa oled seotud väga kontrolli vajadusega, millest tuleb praegu lahti lasta. Teisiti ei ole sa usalduses. Sa ei saa istuda kahe eraldi seisva tooli peal. Ehk siis maailma on õide läinud ja nii pandi ka meid. Ja just nimelt sellesse bodisse sinule informatsiooni jagama. Kaadri taga või kaadri ees. Päris hea tunne on seda selga panna, kas tead? Sellepärast, et need teemad, mis täna meil on, me oleme portaalis 66. Mis see tähendab? See tähendab seda, et 6 + 6 on 12. 1 + 2 on 3. Selles duaalses maailmas, kus 2 poolt saavad 1, jumalik naisprintsiip ja jumalik meesprintsiip, see kõik taandub jumalikule ajastusele, sest sellele eelneb töö iseendas. Sest need 2 printsiipi on meis igas ühes. Ja see, kust me tuleme, see, millest me lahti ütleme, millest me vabaneme selleks, et saaks sündida uus, siis see, kust me tuleme, see ajastu oli juhitud jumaliku meesprintsiibi poolt. Meie kehas kannab teda meie parem kehapool. Ja sellest tingituna on enamus inimolendid suunatud paremakäeliseks. Juhtiv pool on enamustel meespool. See on see, mida nõudis kogu see ajastu, seda tugevust, seda füüsilist tegemist. Ja nüüd, kui me oleme jõudnud siia uude ajastusse ja toimuvad need kalibreerimised, need häälestused, see tasakaalu loomine kõiges, nii sinu sees 2 tasandi poole vahel, kui meie ümber, eks ju, mida teeb maailma, vabastab kõike seda rasket, mis on salvestunud temasse, ehk siis need pursked, mida ta saadab taeva poole. See on meile konkreetne sõnum, see ettevalmistus, mida meie läbime koos temaga, käivitub järjest kiirematel, tugevamatel tuuridel. See tsentrifuug, millest me oleme rääkinud aastaid sulle. Ja see toob välja meis kõigis selle vajaduse,
see on vajadus praegu, sellepärast et see, mida me läbisime alates 31. mai õhtust, need 3,5 päeva, kus me olime järgmises kalibreerimises ja nagu ma kirjutasin sulle, aga väga vähesed jõuavad selle lugemiseni, eks ju. See, mida tegelikult siis seekord tehti selles kehas, oli kõik seotud jumaliku naispoolega. Näed sa, kõik see, kui ma räägin, jälgi hästi seda kehakeelt, sellepärast et jutt läks vasakule poole. See, et võetakse meilt ära, räägin praegu konkreetselt sellest kehakostüümist, sellest masinast. See füüsiline jõud, mis oli vajalik vanade mustrite järgi, vanas energias veel, aitama läbi elu minna. See oli seotud selle meesprintsiibi energiaga. Ja kõiki neid rolle, mida siis oli juhatatud Katrinit täitma, need olid need ettenäitamise, eesminemise, mis ei ole muidugi muutunud, aga energia on muutunud. See tegemine on muutunud, sest me oleme nüüd rohkem olemises vastuvõtja, mitte tagaajaja. Vot need on need 2 poolt. See üks ju ajab taga, see on temasse sisse kirjutatud. Ja teine on ja võtab vastu. See on tasse sisse kirjutatud. Aga magama pandud. Sellepärast, et mängumuster nägi ette seda, et kõik ajavad taga. Ajavad taga ükskõik, mida neile ette antakse, selle järgi nad jooksevad. Nii, seda kõike me oleme teinud. Ja kui me nüüd tuleme siia olemisse ja vastuvõtmisesse, siis peab ka see sinu sees saama muudetud raku tasandil. See oli need põlemised, mis põletasid välja seda, mis annab selle tugeva jõu, sellepärast et see jõud, lihase jõud on meil olemas, aga teda ei tohi valedesse kohtadesse enam rakendada. Just nimelt seda näidatakse meile praegu. Kuidas me saame sulle muidu anda informatsiooni selle kohta, et VV võrdub V, võitlus, vastupanu on valu. Mida me teeme, kui me läheme jõuga kõiki neid tegevusi tegema, mis õues nõudsid meie tähelepanu ja mida me kõike ei tee, ei jaksa? Siis põhjusega, sest et meil ei ole vaja rohkem ühtegi liigutust teha, kui ainult see, mis tagab meile maksimaalselt hea olemise hetkes. Ja kui tekib see mõte siia, et aga nii ei saa ju, nii peab ju tegema, muidu ei ole nii, na. Need on kõik mis sinu ümber kajab ja millest sul tuleb lahti lasta. Sest teisiti ei saa sinust vastuvõtjat. Milleks on see vastuvõtmine nii tähtis? Alates sellest, et kõik sinu rakud vajavad uue energia vastuvõtmist. Kui nad on blokitud, nad ei saa vastu võtta. Teiseks, kuidas sa saad tegurist loojaks? Mitte niimoodi, vaid väga kindlate sammudega. Mida tuleb muuta nii oma harjumustes, igal alal, alates toiduvalikust,
tegemistest ja kõigest muust. Sest tehes samu tegevusi ja lootes, et ma siis ühel päeval ärkan ja kõik on teisiti, kaasa arvatud mina, siis see on illusioon. Küll aga on sul siin see energia sinu ümber. Kui sina vabastad endast vana igal tasandil, saab tema asenduda sinusse. Sinu rakupoisid on võimelised teda vastu võtma. Kui sa vabaned mürkidest, kui sa vabaned ümbritsevatest mürkidest, ehk siis kõigest sellest madalasageduslikust energiast teadlikult. See tähendab ju seda, et kui ma lähen ühte segamini tuppa, ühte musta kohta ja mul on vaja sellest luua midagi ilusat, siis millest ma pean alustama? Siia tahtis Raama jõuda. Kus me oleme portaalis 6.6, nagu ma ütlesin. Ja täpselt 24 kuud meie kalendriarvestuse järgi, mis on omakorda kokku 6. Väga tohutult suur. Saad aru, kui ma räägin sulle nendest numbritest ja asjadest, siis iga numbriga jookseb informatsioon. Me oleme praegu lõpetamas duaalset maailma. See 24 kuud, see 2 aastat siin, pesas number 44, mis kokku on 8. Vau! Sest see 44 käib jutumärkides, sa ikka paned seda tähele, eks ju. Sest in real tegelikult on see pesa number 41. Aga mul ei ole antud seda luba, et seda ära muuta meie jagamistes. Ta on endiselt pesa number 44, sest see on tähtis. See on see tugevus. See on olnud see 24 kuud, mis on loonud selle tugeva aluse, et astuda sinuga koos välja sellest duaalsusest ühisusse. See on see, kuhu me ju liigume. Me oleme lõpetanud need duaalse maailma mängu testide läbimised, nende kogemuste kogemised. Nii nagu me oleme öelnud sulle, et me oleme lõpetanud koos selle kõigega. Need kõik on seotud omavahel, need ongi selle mängu energia, need on olnud need kogemused, mida me oleme pidanud kogema. Et me oleksime võimelised ja võimalikud ja võimelised astuma välja sellest teadvustunult ja minna üle järgmistesse kogemustasanditesse, kus ei ole duaalsust, ei ole halba ega head. On ainult rõõm, mida jagada. Sest armastus on armastus, on armastus, on armastus, armastus on energia. Ja kui duaalses maailmas oli ta seotud emotsioonidega, emotsioonide siltidega ja peidetud ära tema tegelik väärtus, et ta on kõik, sest ta oli üks osa sellest manipulatsiooni, illusiooni mängust. Üks väga-väga suur osa, nagu sa tead, keerleb ja taandub kõik seal sellele. Ja mida tähendab siis lõppude lõpuks see mängude mängimine, sest et armastus võidab kõik. Ka seda lauset me oleme kõik kuulnud ja kõik öelnud.
mis see tegelikult tähendab, sest kõik taandub armastusele. Armastus võidab nii või teisiti kõik. Sest tegelikult ju duaalsust ei ole. Nii, armas, aga me oleme sellest duaalsest maailmast välja astumas, mitte astunud. Ja seega on meil läbida ühiselt üks teekond ja meid on ette valmistatud seda juba 4 aastat. Viimased 2 aastat siis siin selles tugevuse testimislaboris pesas number 44, mis tegelikult on 41, mis tegelikult tähendab seda, et see kolmainsus, see üks on saavutanud selle vundamendi, et toimub mingi väga suur järgmine muutus. Millal see täpselt saama hakkab, millal toimub, millisel tasandil, me ei tea seda. Me teame, et see muutus on tulemas. Kuhu me selle jutuga jõuame? Selleni, et see armas elulooja kogukond, kus sa hetkel oled, sest sa siin oled, on meie ühine kogukond. See, et Raama suunas Katrini seda looma, sellepärast, et ta oli ta selleks ette valmistanud läbi tema teekonna, siis see ühinemise aeg, kus me oleme, see headeks vastuvõtjateks õppimise aeg, tähendab väga palju tähelepanu iseendale, sellele kostüümile, millesse sa oled siia maandunud. Mille eest sina vastutad, mille eest sina hoolitsed, mida sina tervendad, parandad, ümber ehitad, sõna otseses mõttes. Sa ei pääse sellest. Sa kuuled, me räägime sellest sulle 2 aastat. Me kutsume sind endaga kaasa, sest koos on lõbusam, usu mind, ja alati kergem. Ja siin ei ole ei mingisuguseid hirme, ei häbisid, ei mingisuguseid madalaid energiaid, mis kaasnevad selle kaasa tulemisega, vaid vastupidi, iga korraga sa tõused ja tõused ja tõused. Mida see nõuab? See nõuab sinu pühendumist oma teekonnale. See ei ole seotud kohustustega, sellepärast et me oleme voolamises. See on seotud piiritute võimalustega, mida me veel ei tea isegi, mis võivad meile sellel teel avaneda. See kogukond on arenenud täpselt nii, kui palju on neid muskleid, neid muskleid olnud. Aga edasi on see meie ühistöö. Meie ühistöö. Meil on olemas see vundament, et astuda välja sellest duaalsest maailmast. Need 24 kuud on loonud selle vundamendi, mis kokku on 6, portaalis 6, number 6. Võimendatud tasakaal, võimendatud armastuses. Nende printsiipide tasakaalu viimises. Ma kutsun sind lihtsalt sellesse elulooja pereliikmeks saama, sest see annab sulle nähtavasti juba üsna varsti jälle järgmiseid samme, kuna kõik on nii kiires muutumises, siis võimalikult lihtsate vahenditega, võimalikult kiirete muutustega, sest et kõik toimub kogu aeg läbi uuenduste, nagu sa näed, meid visatakse ka vette kogu aeg.
põhjusega, et ma ütleksin sulle, et kõik on võimalik. Kui sa jääd mugavustsooni ja ainult võtad endale selle osa, mis me sulle jagame läbi selle ekraani, aga see ei käivitu kuidagi sinus, siis ma juba näen seda, et tõesti meile neid muutusi hakatakse nii laividena edasi viskama. Mulle on öeldud, et sa tead, kus laivi saab teha. Sa sõidad vajadusel masti alla, vot niimoodi. Nii on. Siis lähme masti alla ja teeme sinuga saate ära selle, mis on vaja antud hetkes. Ja ülejäänud, nii palju kui ma aru saan ja osades gruppides ise osalen, siis sellised Zoomi kõned saavad olema üsna mõistlikud lahendused, et me saame teha nii selle keha ülesannete täitmiseks ühiskõnesid, kus meil on oma turvaruum. Esimene turvaruum 20 pereliikme vahel on loodud. Kas sa oled seal? Kui sa ei ole veel, siis vaata, mis selleks tuleb teha. See on nii imelihtne. Ma tean ka seda, et väga paljud teist ei ole jõudnud Elulooja lehel kõikidele lehtedele ehk kõikidesse nendesse aedadesse, mis seal avatud on. Aga on olemas täiesti see küsimuste-vastuste ehk elulooja.ee/meist 2 vist on seal millegipärast, on see 2, ma ei saa seda ära kustutada. See on duaalse maailma 2. Aga sealt sa näed tegelikult algusest peale kõik selle informatsiooni, mis ja kuidas on üldse see kogukond suunatud olema saama. Miks ta on suunatud saama olema. Ja samamoodi see kontaktileht annab sulle selle info, kuidas sa saad pereliikmeks, et tulla turvaruumi ennast aitama. Miks siis see? Sellepärast, armas, et see kehamasin, millest me kogu aeg räägime, meil on terve 6 A4 eile hommikul kella 5-7 sulle välja kirjutatud. Tuleb väga-väga tihe, põnev saade. See kõik puudutab ka seda. Ja kuna alles muutust alustav olend on nii palju peas kinni ja nii palju veel oma ego kontrolli all, et kui sa näed mind siin niimoodi seismas, tuvasta, mitu küsimust sinu pähe lendab, mis alustavad võrdlemist või vanadest mustritest välja võtma neid erinevaid hüüdlauseid ja siltidena peale viskamast siia. Siis selleks, et sul oleks kergem kogu selle portsjoniga hakkama saada, kui me ütleme sulle, et kõik on võimalik, siis siia kõrvale neid silte sa võid nüüd enda jaoks arvestada. Et jaa, see põhimõtteliselt saan ma öelda juba täna, et ma olen biohäkker, eks ju. Ja ma olen seda teadnud enamus oma elust. Vahepeal on lihtsalt pidanud läbima nii palju erinevaid teste, et seda kogemuste pagasit võimalikult suureks ajada. Siis 55 ringiga ümber meie päikese. Selles kostüümis kõiki neid teste läbides
olles kandjaks 4 olendile, kes on täna siin meiega koos seda imelist aega läbimas oma kogemustega, oma eluõitega, siis mida kõike suudab taluda üks kehakostüüm. Ta suudab venida 5-9 korda suuremaks ja ta suudab tõmmata ennast täpselt sinna, kuhu vaja. Ehk siis me oleme sulle juba lahanud seda ühes videos, kus me lahkasime lahti programmi Inimene. Ja iga 7 aasta tagant me vahetame välja seda kostüümi. Arvesta, mitmendas ringis sa oled, milliseid protsesse sa saad enda kasuks toetama panna. Nagu sa aru saad, algab meil järgmine 7. ring. Me oleme nii suurte uute alguste lävepakul, hüppelaual oleme, sest sellest juba meile on räägitud, et meile antakse tõuge tagant, kui sa panustad omalt poolt maksimaalselt siin ja praegu, igas hetkes. Ja see nõuab sinu teadvustamist. Ja vot seda me kõike aitame. Ja tulla kõikidest nendest mustritest, kus me oleme harjunud istuma. Saada vabaks sellest tembeldamisest. Kõigepealt iseenda suhtes, sest seal, armas, oleme me kõige julmemad. Ma kuulen seda. Mitte iga päev, sest ma ei suhtle iga päev, aga väga, väga palju. Jah, kõik on võimalik. Täiesti läbi juhatuse selle teekonna läbi käinud ja täpselt saan sulle öelda, kui lihtsaid asju sul on vaja teha ja mida sul kindlasti vaja ei ole. Selleks ei ole vaja raha, selleks ei ole vaja muid vahendeid peale sinu enda. Kõik see, mida sulle tahab öelda, see vana mäng, kus me ajame taga asju, väidab sulle muud. Usalduses vastuvõtja teab, et tõde on siin, mida ma sul jagan. Sest need muutused peavadki olema sulle nähtavad ja sellepärast oleme me suunatud sulle seda visioonis ka jagama. Aprillis tegime me salvestuse täpselt samamoodi. Eksprompt kutsusime sind endaga kaasa. Tere! Nii palju julgeid on meie teekonnal kaasas. Selleks ei olnud mitte midagi muud vaja kui sind. Nii. Kutsume edasi, ega see kutse pole ära kadunud. Kui kiiresti sa tahad edasi liikuda. See biohäkkimine on põnev mäng, lõbus mäng ja usu, et su elu läheb ainult kergemaks ja lihtsamaks.
sa võidad iga päevaga. Sina otsustad. Me alustame sulle täna hommikuste sõnumitega, mis olid seotud portaaliga 66. Seal taga on veel küsimusi ja me näeme, et laud on sõnumikandjaid täis. Kõik saab alguse esimesest, mis on torn. Vaatame, kuhu see torn meid juhatab. Näitas mulle praegu 2, 2, 2, 2. Muidu ma ei näe numbreid ja ta fokusseerib järsku sinna niimoodi sisse, et näitab mulle täpselt seda, mida on vaja. See on sõnum. Sa saad teada järgmisest videost, mis see tähendas ja miks seda mulle praegu näidati. Aga järgmise korrani, armas, algab salvestus. Namaste.